Tere, armas vaataja! Algab saade Naudime elu. Minu nimi on Katariina Ratassepp ja täna me naudime elu Lõuna-Eestis. Saan aru, et sel suvel hakkab selle koha peal juba teist aastat midagi väga põnevat toimuma. Ja õige, keskajapäevad teised Ordolinnuses siis hakkavad toimuma ja just selle koha peal on meie 2-aastane unistus tekitada selline gurmee õhtusöögilaadne õhtusöök, mis on siis keskaegne. Meil on siia saab kaetud laud, rikkalik, mille taga hakkavad istuma näitlejad. 6 näitlejat on lauas ja ülejäänud on siis ümberringi lõbustamas. 13. juuli õhtul on esimest korda ja 14. on teist korda siis. Keskaegne turg siinsamas teisel Kirsimäel. Lisaks sellele meistrid. Lastele on hästi palju tegevusi, on mõõgavõitlust, erinevaid meisterdamisi, loomaaed, laste mängude ala, väga uhke programm, ehk siis Rootsist, Moskvast, Lätist tulevad meile kohale erinevad esinejad. Mõlemad õhtud lõpevad tuleetendusega. Tunnistan, mul võlub silma vihu, ta on uhke mees. Helena jaoks on ta vana, rohkem sobiks minule. Näitlejad teevad praegu proovi. Meil teatada on armas rahvas, et kihlatud ma selle neiuga. Gildi majas me korraldame erinevaid töötubasid, korraldame erinevaid laatasid. Sellel aastal kokku 9 laata, mis on rekord. Erinevad sellised väiksemad sündmused on meil alati olnud. Lastekaitsepäeva korraldame ja jõulumaad lastele. Võlumaa on meil selle nimi siis iga aasta detsembris. Nagu näha, olen mina nüüd pealaest tallani sukeldunud keskaega ja seda sama ma soovitan teile ka, sellepärast et selleks, et osaleda sellel keskaegsel õhtusöögil, peaks samuti tulema keskaegses rõivastuses ja sellist samasugust kaunist kleiti saab kas laenutada või lasta endale õmmelda siinsamas Bonifatiuse Gildis. Aga mis teeb selle aasta erinevaks eelmise aasta keskajapäevadest on see, et sel aastal on Viljandi järvel viikingilaev, millega saab siis kas niisama minna sõitma või siis ajaloolise rännaku lõpus, mida samuti korraldatakse keskajal esimest korda siis sel aastal keskajapäevade raames. Nagu te näete, olen ma nüüd sadamas ja minu ümber on palju igasuguseid veesõidukeid, mille nimesid ma võib-olla isegi kõiki täpselt ei tea. Ja mulle tundub, et täna on väga hea ilm selleks, et minna Võrtsjärve peale purjetama. See on see koht, kus saab purjetada. Sisevettel ja Võrtsjärvel siis üks ainulaadne sadam, kus on olemas kõik sellest, kes ennast hästi tunda. Saab vee peale minna siis erinevate veesõidukitega, näiteks purjekatega, võimalus ka mootorpaadiga minna või sõudepaadi või kanuudega. Et kõik sellised variandid on olemas. Kas teie rendite neid veesõidukeid? Jaa, me alustasime mõni aasta tagasi tegelikult purjeka rentimisega siin samas ja nüüd on neid jahte tulnud siis aastate jooksul juurde ja siit edasi on see asi ainult ülesmäge näinud. Filosoofia tegelikult algusest peale oligi see, et purjetamisega võiksid tegeleda ka paljud inimesed, kes seda võib-olla algul kardavad, aga meie missioon on neile selgeks teha, et see on siiski võimalik. Et see ei pea olema alati paksudes tormikates mere peal õõtsamine, vaid sisevete purjetamise puhul võib see olla ka märksa meeldivam ka neile, kes enne sellega tegelenud ei ole ja eelistavad võib-olla rahulikumat ilma. Sinnapoole on Eesti kõige suurem siseveekogu Võrtsjärv. Võrtsjärve pikkus on 32 kilomeetrit ja siin on vaadata palju selle aja jooksul. Selle all lõuna pool on täitsa kihvtid saarekesed ja ka päris pikalt on sellist põnevat rannajoont tegelikult, näiteks idakaldal. Ja samuti siis algab Suur Emajõgi, siit umbes 8 kilomeetri kauguselt, kus on ka ees ootamas nii kohvik kui mõnus puhkeala, et neid sihtkohti ikka leiab siin Võrtsjärvel, kuhu sõita. Meil on Õju sadamas umbes 40 majutuskohta, mida me saame aastaringselt pakkuda.
et samuti suvel on võimalik siis olla kämpingus või ka telkida siin. Aga meie oma meeskonna ja tegemistega üldiselt sügisest kolime väljaspoole Eestit, kus me siis korraldame ka purjereise. Samuti sobivad ka algajatele, et see on üks reisimise viis, mis järjest rohkem ka eestlastele hakkab kohale jõudma ja kindlasti jõuab palju erilisematesse kohtadesse purjejahtidega maailmas kui lihtsalt niisuguse pakettreisiga hotell pluss lend pluss toit. No nii, see oli nüüd üks tõesti väga vinge seiklus. Nüüd on aeg midagi magusat süüa, näiteks mõne koogi võiks ära süüa. Kust tuli selline mõte avada oma kohvik? Kuna meie Nelega oleme tegelikult endised kooliõpetajad ja kui suvevaheajal lapsed lähevad puhkama ja nende kohustus on mängida, siis meie mõtlesin, et me ei puhka, et me mängime ka ja mängime sellist väikest maamaja kohvikut. Ja mingi hetk tuli selline kutse, et kas te tahaksite Viljandi linnas ka uuesti kohvikut proovida, avada ja mängida. Kuna me selle suvekohvikuga, mis me mängisime ja tegime põhiroad, olid meil pastad, siis me otsustasime oma traditsiooni ikkagi jätkata, et me oma pastad valmistame ise, et ravioolid seal juures. Samamoodi me tegelikult hästi palju kasutame ka grilli, aga kuna on suveperiood, siis suvisel perioodil meil on pigem sellised värsked salatid ja siis smuutid ja värskelt värssitud mahlad, et kuna me oleme ikkagi kehalise kasvuse õpetajad hariduselt, siis me peamise rõhu paneme ikkagi tervislikule toitumisele ja et need toorained ja kõik oleksid värsked ja sellised puhtad maitsed käiksid üleselt. Kas teil saab siin mingeid suuremaid üritusi ka korraldada? Ja ikka saab, et me oma pinna peal oleme teinud sünnipäevad, juubelid, pakume tegelikult ka peialaua võimalust, et kas siis oma kohvikus või siis tegelikult meil on veel üks pind, mida me saame kasutada, et kui tahetakse niisugust privaatsemat üritust teha. Aga jaa, saab. Ja eriti populaarsed on laste sünnipäevad, et hästi sage on niimoodi, et lapsed käivad ära kinos ja siis tulevad meile siia kooki sööma ja näksima midagi peale veel, et natuke pikendada seda koosoleku aega. Kookid on hästi erinevad, aga selle suve selline kõige lahedam kook minu meelest on basiiliku mindikook. Et kui inimesel juba mainida, et basiilik ja koogi sees, mint on tavalisem, aga just, et basiilik, et siis hästi paljud on nagu päriselt ja üldjuhul proovitakse. Mina nüüd otsustasingi proovida seda kuulsat basiiliku kooki. Nii et kohe saame teada, kuidas see maitseb. Väga huvitav. Tõesti basiiliku maitseline kook, mis maitseb nagu kook ja samas maitseb nagu basiilik, väga maitsev. Pärast seda huvitavat põiget keskaega räägime nüüd ilust ja ma sooviksin ise natukene lõõgastuda ja ma sooviksin proovida midagi, mida ma veel elus varem proovinud ei ole. Saan aru, et teie juures saab väga erilist rullmassaaži. Mida see endast täpselt kujutab? Rullmassaaž on siis see, kus inimene saab ise minna rulli peale. Need puidust rullid ise siis masseerivad inimese keha ja inimene saab ise sättida enda keha ja enda keha osasid kuidagi vastavalt sinna vasta ja see saab ka muuta selle kiirust, muuta ka nii-öelda programme, mida nagu vastavalt soovi on. Meie ilusalongis on siis küünetehnik, kes siis teeb siis teie küüned ilusaks vastavalt teie enda soovile, kus pakub siis teenuseid nii keelküüsi, keellakki, tavalist maniküüri ja siis meil on juuksur. Praegust on üks juuksur, aga mingi aja pärast tuleb ka teine juuksur, et juuksur pakub siis meeste soenguid, naiste soenguid, laste soenguid, lõikusi, värvimisi, et kõike, mis põhimõtteliselt on soovi. Massaaž on siis kasulik meie ainevahetusele, meie vereringele, lümfivedelike voolule ja aitab ka trennile
et see on põhimõtteliselt aitab vähendada inimese kehakaalu ja ümbermõõtu, et seal on hästi palju nii-öelda võimlemist selle rullmassaaži otsas, et siis see on jah, parajalt nagu trenni eest. Ma pean ütlema, et tõesti selline väga läbimuljutud tunne on ja ma ei näe küll varianti, kuidas minu ainevahetus ei saaks muutuda kiiremaks pärast sellist hoogsat massaaži. Nii et ma soovitan kõigil proovida. Buongiorno, Julia! See laul on sulle. Oma purskaabu ääres mina istun iga päev ja läbi aknapliidi ääres siin näen su silmad, su kõrvad, su sabasukus, kui minul on meil. Sellel aastal on uut päris palju. Jänesed avasid meil Jäneste rahvamuuseumi. Lembit uuris ja otsis kivikeelt ja ei leidnud ning läks lõpuks unenäo maailmasse, öeldes, et ta ei tõuse enne, kui selle kivikeel on selge ja ta saab seda kõikidele teistele ka õpetada. Julia, elu sinuga koos on magusam veel kui maasikamoos, kuid Julia, mõne panniga on palju parem raadiot kuulata. See on väga uus ja põnev asi on siis Lembit, aga palju muud on ka, mis on uut ja põnevat. Nimelt sellest aastast on platsil üks lisa Jenes Kirill ja Suslik Sveta, kes on mõlemad tulnud Sankt-Peterburgist ja nemad elasid seal kinomajas. Kirill nimelt tahab leiutada oma kino siia. Ta ei ole veel ära otsustanud, kas see saab olema heliga või helitu, mustvalge või värviline film, aga see kõik selgub suve jooksul. Suslik Sveta läks leiutajate küla kooli vene keele õpetajaks. Vene lapsi käib meil ju platsil päris palju ja nüüd on siis nendele ka oma vahvad tegelased, Kirill ja Sveta, pluss siis Lotte Bruun-Albert, kes samuti oskavad juba natukene vene keelt. Kust need hämmastavad ideed kõik tulevad? Meie suur õnn ja rõõm on see, et meie armsad autorid on ju olemas ja produktiivsed ja Janno Põldmaa kirjutab igaks hooajaks uued etendused. Nii et igal suvel me lavastame 9 etendust ja igal talvel umbes 6 etendust. Nii et praeguseks hetkeks 5. hooaja alguseks me oleme juba lavale toonud umbes 100 etendust. Ja need on kõik erinevad ja endal tulevad ka juba päris head mõtted ja kui Janno ütleb, et see on tore mõte, tehke see ära, siis me seda ka teeme. Et pigem ikkagi annab meile võimaluse ka luua ja me teeme seda ja ütleme nii, et austame nii palju autoreid, et me ei astu kunagi mingist asjast üle, aga samas me laseme mõnusalt fantaasial lokata. Nii, mida sina tead keskajast? No mina tean näiteks, et olid kloostrid, kus elasid mungad ja kus olid uhked veinikeldrid, olid rüütlid, kes pidasid turniire, olid ravitsejad, kes praktiseerisid tänapäevasest meditsiinist hoopis teistsugust meditsiini. Aga selleks me nüüd olemegi ühes keskaegses linnuses, et saada teada, et mida kõike veel oli keskajal. Tere tulemast Rakvere linnusesse ja näha ja teha saab meil väga palju. Igaüks, kes meile siia tuleb, sukeldub pea ees keskaegsesse ellu. Meil on sõjamehed, kes marsivad, meil on kahurid, mis tulistavad, nukuteater mängib, ravitsejad ravitsevad, loomad jooksevad ringi, hobused kappavad, eeslid teevad imelikke hääli. On hirmsamaid ruume, on huvitavamaid ruume, teeme alkeemiakatseid ja räägime ka tavalist ajalugu. Kaunile daamile meie linnuse armujooki, retsepti me ei avalda, kes kohale tulevad, saavad ise proovida, aga see on äärmiselt tähtis jook. See retsept avab kõik armukanalid ja teil veel mingid soove on, siis võite astuda meie soovikaevu juurde, heita sinna mündi ja 3 kuu jooksul see soov täitub. Ja nüüd me oleme jõudnud
ravitseja kambrisse ja keskajal käis ravitsemine hoopis teistmoodi kui tänapäeval. Meditsiin oli päris arenenud, aga diagnoose pandi hoopis teistmoodi. Nii, näita kõigepealt oma silmi, väga kahtlane, aga me kõigepealt esimese asjana võtame siis temalt pissiproovi. Ja kui te olete linnuses kõik kohad läbi vaatanud, oma elamused kätte saanud, siis võite alati tulla meie linnuse kõrtsi juurde, meie avatud kööki, ise valite tükid, mida teile tehakse, magustoidud, liha, kala ja teie silma all meie köögitüdrukud valmistavad süüa. Nüüd me oleme jõudnud ühte ruumi, mille seinad on kaetud väga omanäoliste maalidega. Tundub, et siin toimub midagi väga loomingulist. Meie stuudio tegeleb tätoveerimise, maalimisega ja kunstiga laias mõttes, ehk siis kunst igas mõttes, kellel mis fantaasia on, tahab lõuendile, kuhu iganes on joonistada kehale, paberile. On välja kujunenud oma käekiri, äratuntav käekiri. Inimesed saavad siis, näevad linnapildis ja oskavad ära tunda minu käekirja. See on ilmselt siis pikem protsess, mille protsessi käigust kujuneb välja siis oma stiil. Ja see on mulle toonud hästi palju kliente ja sõpru ja kõike. Maalimisega näiteks tegelen ma umbes 4 aastat. Seega kirg tekkis läbi soovi areneda. Mulle meeldib püsimatu inimene, mulle kogu aeg meeldib midagi teha ja maalimine oli minu jaoks täiesti uus tehnika, see oli hästi keeruline alguses, et see kätte saada ja pärast jälle kujuneb oma käekiri nagu maalimisest, tätoveerimisest, et siuke äratuntav käekiri on olemas juba. No see on, kui sa saavutad vabaduse nii-öelda läbi selle, siis sa suudad teha täpselt neid õigeid asju. Mitu maali sina Raimondilt oled tellinud? 4, kui ma õieti mäletan, aga esimene maal jõudis minuni läbi ema. Kui ema tuli Moskvasse minu juurde, siis ta käis oma tätoveeringut siin tegemas ja siis siin seina peal ta nägigi ühte maali. Ta ütles, et see meenutas mind ja selle ta mulle tõi. Ja siis selle kaudu ma siis nagu saingi kontakti Raimondiga. Ja nüüd viimased päevad, kuna ma ise kolisin tagasi Eesti Moskvast, siis ma tahtsin magamistuppi midagi erilist saada. Ja kuna mul kindlat visiooni enda ei olnud, mina usaldan alati kunstnikku, siis täna ma ise esimest korda kajan seda maali, mis siin seina peal siis on. Ainuke juhtlõng, mis ma talle ütlesin, oligi see, et see oleks yin-yang, ehk siis meie sümbioos ja punane ja must toon. Ja niimoodi siis välja tuli. Detailid nagu näha on kõik paigas. Ma olen rohkem kui rahul. Ta saab väga erilise koha meie majas. See on üks suurimaid maali, mis me oleme praegusel juhul siis Raimondi käest tellinud. Mis sa arvad, kus ma olen? A. Vanaema juures maal. B. Pioneerilaagris. C. Aianduskeskuses. Õige vastus on B. Me tulime nüüd ajas tagasi ja me oleme sattunud ühte pioneerilaagrisse vaatama, et mis siin praegu toimub. Toolse puhkeküla on ehitatud algselt ongi pioneerilaagriks ja varasemalt siin tehtigi kõikvõimalikke laagreid, nii et siin ka inimesed väga paljud on käinud, kes praegu on juba vanemas eas, on ka käinud siin laagrites ja tulevad alati meelsasti siia uuesti külla. Toolse puhkeküla pakub võimalust lõõgastuda looduskaunis kohas, sellises veidi retrohõngulises paigas. Ümberringi on ilus männimets, saab jalutada. Meil on rand on 1,5 kilomeetri kaugusel, nii et saab jalutada läbi väikese Toolse küla mõnusasti. Ja saabki puhata kas kahekesi, perekonnaga, sõpradega või kui tahate, siis alati saab korraldada mingisugust sündmust, tähistada mingit tähtsat päeva, pidustusi, pulmi pidada, et võimalusi on väga-väga mitmeid ja saab tulla kas üksinda
lihtsalt puhkama ja ennast välja lülitama või tullagi kogu suure seltskonnaga ja see lõbus pidu. Kui palju inimesi te mahutate siia? Ööbimisega koos, kui soovida ööbida ka, siis on 47 voodikohta ja on neid siis selles samas puhkemajas siin ja kämpingutes. Et erinevaid variante, kellele kuidas sobib ja kui suur seltskond on. Kas ma saan õigesti aru, et siia suurde majja siis mahub korraga rohkem? Siia mahub voodikohti on siin 12, aga alati saab juurde panna ka lisakohti. Et sel suvel nüüd on esimest korda see meeskond korraldab ka laste ja noorte laagreid. Toolse saab tagasi oma nii-öelda juurte juurde, et lapsed ja noored saavad tulla laagrisse ja mõte on just selles, et näidata, kui mõnusasti saab aega veeta ilma nutiseadmeteta. Nii et kui sul ei õnnestu suvel kodus oma lastele teha nutipiirangut, siis siin on üks hea koht, kuhu saata nad nutivabasse laagrisse. Otse loomulikult tahavad kõik lapsed minna suvel ujuma, aga mida teha siis, kui laps ei oska väga hästi ujuda? Siis tuleb saata ujumistrenni. Nordswimi ujumisklubi pakub lastele siis eelkõige ujumisõpetust, mis on ju eluliselt vajalik. Mina kui ultraujuna maailmas tuntud tean seda, kui vajalik on üks ujumisoskus. Siis pakume ujumiskursusi, jätkukursusi ja treeningvõimalusi ujumise näol. Et kes on juba ujumise selgeks saanud, siis nendel lastel on võimalus edasi minna siis treeningrühmadesse juba ja treenida ennast siis võistlussportlaseks. Ja mis on meie juures hästi põnev ja uudne asi, mida väga paljudes klubides või enamus klubides ei pakuta, on vetelpäästeõpe, mis on jällegi eluliselt väga vajalik ja meie harjutame neid lapsi juba väiksest madalast saati kasutama vetelpääste võtteid, et need tulevikus nii-öelda oleksid nende jaoks selged ja üks inimene võiks julgemalt minna teist inimest veekogusse päästma. Meie vanused hakkavad 3. eluaastast alates ja kuni siis täiskasvanuteni välja. Hetkel loomulikult klubi on noor ja tegeleb ainult kuni seal 14-aastaste lastega, küll aga tulevikuplaan on näha oma klubis ka täiskasvanuid inimesi. Nordswim Viimsi klubi asub väga heas kohas. Esiteks siis Viimsis ja teiseks Nordswim Viimsi klubi asub Viimsi spa hotelli ja Viimsi spa spordiklubi majas ja see on selles mõttes väga hea nii lapsele kui lapsevanemale, et nad saavad, see pere, laste pere saab kõik koos ühiselt midagi siin samaaegselt teha, kui näiteks lapsevanem toob treeningule. Kes ei sooviks endale head tervist või näiteks rohkem enesekindlust või hoopis abieluõnne? Nende ligimeelitamiseks võib kasutada kristallide abi. Ja meie olemegi tulnud ühte sellisesse poodi, kus nii müüakse kui ka antakse nõu sellel teemal, et milliseid kristalle siis mille puhul kanda. Kust tuli selline mõte hakata müüma kristalle? See tuli meiega kuidagi elus kaasa. Algus oli see meil hobi ja hobist otsustasime teha mingi päev lihtsalt nagu siis ka ametliku asja. Topeltõnne kristallid tuleb siis sellisest Hiina euroglüfist, mis tähendab siis double happinessi ja see märk tähendab meile siis väga palju. Kas te olete siis omal nähal tundnud, et need kristallid tõepoolest töötavad? Ikka. Alguses mina olin ka natukene võib-olla skeptiline, aga hakkasin ise proovima järgi asju ja need tõesti täitsa toimivad, et minu meelest usk tekibki sellest, et sa proovid järgi ja sa näed seda tulemust. Meil on siin 2 väga toredat klienditeenindajad, kes oskavad ka väga hästi nõu anda, et mis kristall mille jaoks on. Ja meil on ka siin veel kristalliloengud õhtuti,
et räägime siis küllusekristallidest, on külluseloeng õhtuti, siis kuidas oma ellu rohkem küllust tuua, kuidas asjad kodus paiknema panna, et see paremini toimiks. Räägime armastusest, kuidas tekitada ellu uuesti näiteks seda liblikat kõhustunnet või armastust oma ellu tuua. Ja räägime ka tervisest, mis on ka väga oluline inimestele, et kuidas oma tervise probleemidele lahendusi leida, kuidas toetavaid kristalle selle jaoks leida. Ja kes ei saa ise Tallinnasse kohale tulla, siis topeltõnne saab kutsuda ka enda juurde. Nimelt siis poepidajad õed võivad korraldada kas siis tüdrukute õhtuid või siis töökollektiivile mõnda kivide tutvustamist, et tasub nendega ühendust võtta ja nad tulevad kohale. Ma loodan, et sa naudid oma suve edasi ja kohtume sinuga järgmisel korral.